Hei, siin Mõtlemaatika ja meie tänase video teemaks on hulknurkade sarnasus 8. klassile. Liigume kohe võrdelisuse juurde. Kiirteoreem käsitleb olukordi, kus sirged lõikavad üksteist ja moodustavad proportsionaalsed lõigud. See teoreem on oluline geomeetrias, eriti sarnaste kujundite uurimisel. Kui sirged lõikavad kiirte, moodustades lõigud AB, BC, DE ja EF, siis kiirteoreemi järgi kehtib võrdus, kui nad on võrdelised. Kui AB võrdub 4 cm, BC 6, DE 8, siis leia lõigu EF pikkus. Vastuseks saame 12 cm. Liigume edasi sarnaste hulknurkade juurde. Sarnased hulknurgad on kujundid, mille vastuvad nurgad on võrdsed ja vastuvad küljed on võrdelised. See tähendab, et ühe kujundi suurendamisel või vähendamisel saadakse teine kujund, säilitades samad kujundite vahelised proportsioonid. Kohe sarnase kolmnurga küljed on proportsioonis 2:3, siis kõik nende küljed ja nurgad säilitavad selle suhte. Liigume edasi sarnasuse tunnuste juurde. Kolmnurkade sarnasus on määratud 3 põhitunnuse järgi. Kahe nurga võrdsuse tunnus, ühe külje võrdelisuse ja seda külge piiravate nurkade võrdsuse tunnus ning kõigi 3 külje võrdelisuse tunnus. Kui kahes kolmnurgas on 2 vastavat nurka võrdsed, siis need kolmnurgad on sarnased. Liigume ümbermõõdu ja pindala juurde. Sarnaste hulknurkade ümbermõõdud ja pindalad on proportsioonis nende külgede pikkuste ruutude suhtega. Kui ühe hulknurga külgede pikkused on m korda suuremad, siis ümbermõõt on m korda suurem ja pindala on m ruudus korda suurem. Kui ühe sarnase kolmnurga küljed on 2 korda suuremad kui teisel, siis tema ümbermõõt on ka 2 korda suurem, aga pindala 4 korda suurem. Liigume edasi kaudse mõõtmise juurde. Pikkuste kaudne mõõtmine hõlmab tehnikate kasutamist, et leida kauguseid või pikkusi, mida otse mõõta ei saa. Sarnaste kolmnurkade põhimõtted on selliste arvutuste tegemisel väga kasulikud. Kui teadma puukõrgust, mis heidab varju, võib mõõta varju pikkuse ja kasutada sarnaste kolmnurkade põhimõtteid. Liigume edasi maa-ala plaanistamise juurde. Maa-ala plaanistamine hõlmab erinevate kujundite mõõtmist ja nende pindala arvutamist. Sarnaste kujundite kasutamine aitab plaanide koostamisel, võimaldades reaalmaailma objektide mastaapi vähendada või suurendada. Kasutades sarnaseid kujundeid saab väikse mastaabiga plaanis kujutada suuri alasid, näiteks hoove või parke. Sellega lõpeb meie tänane teema. Meie kanalil leidub veel 8. klassi videosi, kui olete neist huvitatud ning proovime kõik teemad ka läbi teha. Näeme juba järgmises videos.